annaksin ma sõna Tallinna Ülikooli emeriitprofessorile Rein Veidemannile, kes peab tänase konverentsi ja selleaastase kirjanduse pidunädala avaettekande. Austatud vallavanem, mul on hirmus hea meel tervitada siin kahe keskse muuseumi juhti, minu head kolleegi Maarja Vainot ja Reelikat, kellega sai, ma enam ei mäletagi, mis aastal see oli, sai alustatud 5 aastat. Täna meil on siis, nagu öeldakse, väike juubel. Nii, ja eriti tervitan ma teid kõiki, kohalikke järvakaid ja näen siin ka oma kaasvõitlejad, aga Türi gümnaasiumit tervitan ma ka iseäranis, kus ma olen kord juba esinemas käinud ja me rääkisime Reelikaga, et kuna suur hulk kuulajatest on gümnaasiumi õpilased, et ma laseksin oma esinemistaset natukene alla, et äkki õpilased ei suuda jälgida seda mõttekäiku, mis on siiski, ma arvan, ümbritsetud teaduslikust kirjandusloolisest mõistevarast. Me ju teame, me siin just rääkisime, et Eesti kirjanduse tundi on nädalas ainult 1 järele koolides jäänud. Mida sa sellega pihta hakkad ja seegi on keelega jagatud. Aga me ei hädalda, tuleb võtta ka sellest tunnist, mis on, ja tuleb võtta pärast seda, mis tundidest üle jääb, raamatukogudes, kui palju neid veel järele on jäänud. Ja seetõttu ütlesin ma Reelikale, et hinnaalandust ei tule, vaid et ma püüan teile nüüd esitada siis ettekande, mille pealkirja on juba välja saadetud ja mis kõlab kui Tõde ja õigus kui Eesti rahvuse piibel. Aga meenutan või õigupoolest alustan tegelikult 32 aastat tagasi, on aasta 1994 ja sel aastal ilmub folkloristi ja keeleteadlase, Ameerika Ühendriikides pagulasena Bloomingtonis Indiana ülikoolis õppinud ja hiljem seal ka õppejõuna tegutsenud. 1999. aastal Tartu Ülikooli audoktoriks promoveeritud Felix Oinase eluaastat 1911–2004. No nimi on muidugi, perekonnanimi on väga väljakutsuv. Mina isiklikult ei tahaks Oinas olla, aga ta on nii väärikas tegelane olnud ja nimi ei riku meest, nagu me teame. Nii, Felix Oinas ja tema esseekogumik, mis kandis pealkirja Surematu Kalevipoeg. Nüüd vahemärkusena olgu öeldud, et 10 aastat varem 1984. aastal avaldas Oinas Stockholmis Välis-Eesti EMP kirjastuses esseekogumiku Vargamäe tõde ja õigus. Üks selle artiklitest keskendub häbi ja süü printsiibile tões ja õiguses. Väga oluline siis printsiip. Teistest artiklitest on taastrükid 1999. aastal ilmunud Oinase teises esseekogumikus Tuul heidab magama. Surematule Kalevipojale kirjutatud järelsõnas meenutab akadeemik Jaan Undusk, kuidas, tsiteerin nüüd teda,
baltlasest unistaja, arsti elukutsega Georg Julius Schulz-Bertram, eluaastad 1808–1875, tuli aastal 1839 välja rabavalt elukauge mõttega koostada säärane eestikeelne tekst, mis võimaldaks Eesti rahval end vaimselt keskendada, eneseteadvamaks muuta ja seejärel isegi uuesti sünnile asutada. Ja sealt on pärit Bertramilt, Schulz-Bertramilt on pärit ka üks meie kinnisväljendeid, mille me jätame meelde. See on andkem rahvale eepos ja ajalugu ja kõik on võidetud. Tänapäeval ütleksime selle kohta, et andkem või olgu rahval olemas kollektiivne narratiiv, identiteeti määratlev suur jutustus. Jaan Undusk oletab, et Schulz-Bertrami üleskutse aasta varem asutatud õpetatud Eesti Seltsi koosolekul võis olla inspireeritud Vana Testamendi ja Iisraeli rahva kujunemisloost. Muide, 19. sajandi lõpust ongi pärit Juhan Liivi üks luuletus, mis kannab pealkirja Kas näitad?, milles Liiv prohvetina ennustab Eesti riigi sündi, nii nagu selle saavutasid ka juudid 14. veebruaril 1948 Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni otsusega. Eesti poliitikud olid välja kuulutanud 30 aastat varem, Esimese maailmasõja varemetel ning vabadussõjas Vene bolševike ja Saksa landesveeriga. Kui aga Bertrami romantilist unistust hakkasid Fehlmann ja Kreutzwald Kalevipoja näol ellu viima, siis tegid nad seda mitte niivõrd eestlaste tuleviku nimel, kuivõrd mineviku mälestusena, keelelise monumendina väljasuremisele määratud rahvale. Sest iseäranis Kreutzwald oli äärmiselt skeptiline eestikeelse kultuuri väljavaadete suhtes ja rahvuse kujunemisest, mis eeldanuks ühiskeelt, eneseteadvust ning seda kandvaid meediume, kogukondlikke piire ületavaid ettevõtmisi nagu laulupidu ning vaimselt koondavaid võrgustikke, raamatukogud, koolivõrgustik ja nii edasi, kaasa arvatud üldine, standardne, meid ühendav kooliharidus ning vaimne ja poliitiline eliit, seda ei olnud. See kõik vormus alles aastakümnete pärast. Ometi imestab Undusk, et 1862. aastal terviktekstina Vene tsensuuri eest pagedes Soomes Kuopios, seal üleval kagus, Kirdes, Kuopios trükitud Kalevipoeg hakkaski aegamisi tööle Schulz-Bertrami ennustatud viisil, kui rahvust loov tekst, rahvustunde ideoloogiline telg, rahvusliku ajaloo mütoloogia, süvakujutelmade ja mõttemallide ärataja. Just see andis Kalevipojale rahvusliku tüviteksti staatuse. Nimelt see tüviteksti esialgne käibele toomine kuulubki Jaan Unduskile. Mina olen selle hiljem laiali harutanud. Ja sellest hiljem, kui Kalevipojast, kui Eesti kultuuri tüvitekstist on minu üks õpilane, doktorant, doktoritöö kaitsnud ja Maarja
on teine, mõlemad üliedukad. Sellest on kirjutanud Marin Laak Kirjandusmuuseumis, vanemteadur. Aga täna me räägime teiega Anton Hansen Tammsaare 100 aastat tagasi ilmunud Tõesti õigusest, kui samasugusest rahvuslikust tüvitekstist, koguni piibellikust tekstist, mida, nagu ka piiblit ennast, pole küll kõik lugenud, millele aga viidatakse ning millele toetutakse, kui räägitakse eestluse päritolust ning olemuslikest joonest. Kui paljud teist siin saalis on Tõe ja õiguse esimese osa läbi lugenud? No, valdav enamus. 2 korda läbi lugenud. Täitsa arvestatav. 3 korda läbi lugenud. Ka neid on. Ja kes on lehitsenud aeg-ajalt, see tähendab, kes on kogu selle suure raamatu ookeani kõrval, mis meil iga päev peale vajub nagu 9. laine, kes on aeg-ajalt võtnud selle ette nagu Šveiki repliigid ja vaadanud hoopis Tõde ja õigust tema repliikide kaudu, ükskõik kas siis Põrgupõhja uut vanapaganat või varasemaid. Neidki on ilmselt siin saalis üksjagu ja ma ei hakka küsima. Nii, nagu piiblilegendid, mõistukõned, on ka Tõde ja õigus ühtaegu lokaalne ja universaalne. Meie kohaga, Eestiga seotud ja universaalne siis inimolemuse põhiväärtusi, põhikonflikte käsitlev teost. Ta on üksikutest inimsaatustest moodustuv tervik, ta on individuaalse ja arhetüüpse, ehk siis alusolemusliku. Arhetüüpne on see, mis on kõige all, gümnasistid. See on arhetüüp. Nii, algus. Ja selle sulam, see on Tõde ja õigus. Piibel ise, mis Eesti kirjakultuuri jõudis 500 aastat tagasi luterlike katekismusega, me teel just siia arutasime seda, et ma toon teile käibele ühe mõiste, mida me keegi ei tea, ka mina ei teadnud, aga minu hea sõber, klassivend, Toronto ülikooli emeriitprofessor Jüri Kivimäe, kes tõlkis uuesti Baltasar Russovi kroonika, ütles, et Rein, see esimene raamat, mida me tähistame, siin praegu kõik tähistame, mida me tähistame, see kuulub eventuaalsesse ajalukku. Eventuaalne ajalugu, väga müstiline termin. See tähendab juhtumipõhine ajalugu. Ehk siis on teada mingi juhtum, aga dokumenti ei ole, tõestust ei ole, ette näidata pole, aga see oli juhtumipõhises ajaloos. Nii et Eesti kirjakultuur ja kogu raamatukultuur sai alguse eventuaalse ajalugu. Ja selles mõttes võib-olla kunagi leitakse veel ka mingi tõestus sellest tünnist, sest et need, kes selles tünnis olevad siis luterliku missa rituaali ettekirjutused ära põletasid, kas nad põletasid? Osa väidavad, et ei põletanud, sest nad ei saanud aru, mis keeles see kirja oli. Saksakeelse põletati kohe ära, aga teised ei tea. No, aga see läheb kaugele. See on juba omaette Eesti raamatu loo tekst. Nüüd siiski ütleme, et see piibel katekismustena hakkas jõudma siis eriti 16. sajandi teisel poole, 17. sajandi algul ja tervikuna piibel siis Lõuna-Eesti, tähendab, Vastne testament, Uus testament ilmus Lõuna-Eesti keeles 1686 ja Põhja-Eesti keeles tervikuna, mis ühtlasi fikseeris Eesti ühiskeele Anton Toorelle tõlkes, ilmus 1739.
ja piibel on siis mõjutanud, kas me tahame seda tunnistada või mitte, aga ta on mõjutanud eestlaste mõtteilma kujunemist sajandeid. Just nimelt piibli kaudu, sellele osutab ka Toomas Paul oma piiblitõlke ajaloost, piibli kaudu oleme saanud osaks reformeeritud kristlikust maailmast. Kristlik maailm jaguneb suures plaanis 3. Esimene on siis katoliiklik, millega me alustasime, mis tuli meile. Teine on reformatsioon, et me oleme kõik Luteri lapsed. Me oleme kõik Martin Luteri lapsed. Ja 3. on see, millega me iga päev televiisoris kokku põrkame. Need evangeelsed kristlased, need täiesti fanaatilised õudused, mis on meie jaoks on õudus, mis lombi taga praegu on pihustunud erinevatesse valdkondades, millest keegi pagan aru ei saa, mida nad seal Jumala poole hüüavad, aga Trump, see on Jumal. Nii et me näeme seda 3 suurt kristlikkuse arengujoont. Ma ei taha hukka mõista, aga me peame tunnistama, et nii see on läinud. Igatahes piiblilugude, mõistukõnede ja õpetussõnade seejuures vastuolulise kompendium allhoovuseks on aga hoopiski lunastuse ja laiemalt võttes elu tähenduslikkuse otsing. Ja nõnda näib tõesti, et õigus on ühel meie erudeeritumal teoloogil Evald Saagil, kui ta on öelnud, et Jumalale endale ei ole piiblit vaja. Piibel on raamat inimestest ja inimestele. Tõde ja Jumal on sünonüümid, poeetilised sünonüümid seejuures. Mõlemad, nii tõde kui ka Jumal, asuvad sealpool meie tunnetuspiire, mida siis suur valgustuslik filosoof Immanuel Kant on nimetanud transcendentsuseks. Ehk siis sealpool tunnetuspiire. Kumbagi neist ei tõde ega Jumalat ei ole võimalik tõestada. Johannese evangeeliumiski esitleb Jeesus end olemuslikult. Kuulus lause, kes sa oled? Olen see, kes ma olen. Ehk siis meie mõistes, mida eesti keele õpetajad kõik ütlevad, tautoloogia, asi iseenda kaudu. Seda nimetatakse tautoloogiaks ja alles seejärel järgnevad niisugused täiendid, predikaadid, nagu, mis rõhutavad siis selle mina erilisust. Olen elu leib, olen maailma valgus, olen uks, hea karjane, ülestõusmine ja elu, tee ja tõde, no need kõik metafoorid on piiblis olemas. Aga see päris mina jääb ometigi varjatuks, mille või kelle poole me saame üksnes liikuda. Inimese elu ei olegi midagi muud kui liikumine sünnijuhuse. Kõik te olete sündinud juhusest, kõik me oleme sündinud juhusest. See on siis selle sünnijuhuse õigustuse ja lunastamise, mõtestamise poole, piltlikult öeldes. Elu ja noored alles nii-öelda tõstate ja liigute edasi, on antud meile võlgu. See on kingitus, mis võetakse meilt tagasi, ainus kingitus. Mitte meie ei sure, vaid elu jätab meid ühel hetkel lihtsalt maha. Ta jätab meid maha, ta läheb edasi, meie, kui antakse õnne ja võimalust, ta jätkab teed oma lastes, lastelastes, põlvkondades,
aga ta meid jätab maha. Nii et selles mõttes on sellel surmal hoopis metafüüsilisem tähendus, mis on füüsiliselt ju täitsa selge, lõpp ja absoluutne. Nüüd seda lunastuse saavutamist ja selle suurust mõõdetaksegi pärast surma. Minu õpetajal, ühel õpetajatest, semiootik Jüri Lotmanil, on tähendusrikas lõputekst tema testamentteoses Kultuur ja plahvatus, kus ta ütleb, alles lõpp annab tähenduse elule, kõigele möödunule. Mõisted tõde ja õigus isekeskis suhestuvad antinoomiliselt, ehk siis kumbaki ei saa teineteise kaudu tõestada. Mis tähendab seda, et me ei saa isegi ei tõestada, aga me ei saa ka seletada. Tõde, nagu ma ütlesin, esindab sealpoolsust, inimelust ja inimesest aina kõrgemal seisvat entiteeti. Õigus seevastu kuulub inimmaailma. Ta on inimmaailma atribuut. Õigusega tõeni te ei jõua. Ja tõde ei saa olla enda väänatavuse, jutumärkides väänatavuse tõttu, aga tõde ja õigus ei ole midagi muud, kui lõpuks Andres hakkab ise väänama kõike selleks, et võidelda Pearuga, võtab omaks need võtted, mis Pearu on enesemõistetav, tõe väänamine. Kusjuures kumbki ei tea, mis see tõde on. Nii, see tähendab seda, et tõde on tõlgendamise küsimus, see on subjekti küsimus. Niisiis, tõde ei saa olla õiguse mõistmise vahend. Seega, kui me räägime Tammsaare geniaalse teose pealkirjast, tõde ja õigus, siis see sidesõna ja ei ühenda kahte kategooriat, vaid ta toimib eristajana. Maarja võib-olla teab seda paremini, aga nii nagu mina olen aru saanud, üks aeg vahe oligi moes 19. sajandil, 20. sajandi algul olid niisugused paralleelpealkirjad, antinoomilised pealkirjad moes ja muidugi Tammsaare ilmselt laenas selle Dostojevskilt, kuriteo ja karistus, mida ta enne seda tõlkis, või siis Punane ja must, või siis Maa ja rahvas, Rudolf Sirge, niisugust kirjanikku ja tohutut romaani te muidugi üldse ei teagi, mõistetav ka. Aga neid jaaga seotud pealkiri on palju ja enamasti nad siis ei ole omavahel seotud, vaid nad on tegelikult hoopis vastandsuhtes. Kui me siis loeme Tõe ja õigust, siis kõik need Andrese ja Pearu kohtus käimised ei too ju tegelikult lahendust. Nad ei too lähemale tõde Vargamäest, mis toimib hoopis sümboolsel tasandil ega ole taandav õigusmõistmisele. Juriidilises mõttes küll, jah, see on siis renditalu, lõpuks vist Andres ostab selle väljagi, aga seda otseselt, ütleme, juriidilises mõttes võib teda ju muidugi võtta, aga ütleme, selles puhtakujuliselt õigusmõistmisele ta ei vasta. Mis aga lähendab tõde ja õigust just nimelt rahvuslikule piiblile, need on esiteks oma kodu näol Eesti maailma loomine. Jah, mida tsiteeriti siin alguses, kus nad jõuavad selle mäele, seal ta ongi Vargamäe. See võimalus teatavasti ajalooliselt avanes Eesti maarahvale alles 19. sajandi teisel poolel, kui nad said võtta rendile, anti rendile talusid ja Lõuna-Eestis tänu linakasvatusele ja jõukusele osteti nad õige peaga välja. Nii, see on esiteks. Teiseks, piibli ning selles sisalduvate moraalinormide toimimine sündmuste kontekstina, see samuti kuulub siis
rahvusliku piibli juurde. Ja kolmandaks, Andrese enda tõeotsingud piibli kaudu, mida võib võtta ka kui olemasolu kohustustele, elu mõttele vastuse otsimist. Tõde ja õigust on õigusega võrreldud Vana Testamendi Hiobi raamatuga. Jumal nagu Andrese suhtes vargame, kes on siis Jumala metafoor, kelle poole ta tahab kogu aeg püüelda, keda ta tahab õigustada, harida, pani Hiobi raamatus mäletatavasti Hiobi Jumala armastuse proovile. Võttis ära tema vaevaga saadud jõukuse, külvas haigusi ja surma ta perele, andmata vastust Hiobi küsimusele, miks ta seda teeb, miks Jumal karistab teda armastuse eest Jumala vastu ja selle vankumatu truuduse eest. Kui me mõtleme Eesti peale, siis Eesti tervikunagi ei ole oma ajaloos on pidanud oma ajaloos väga palju just nimelt ülekohtuselt kannatama, ehkki ta on armastanud eestlane, ta armastanud, samastunud oma looduse, oma maaga, aga ikka on ära võetud seda, ikka on tahetud neid hävitada kuni Viimseni, kuni maa on tahetud laastada ja nii edasi ja nii edasi. Näib nii, et inimene oma olemuselt on määratudki kannatama tõe ja õiguse pärast. Selles ongi tõe ja õiguse sõnum. Just kannatus ülendab. Kannatus ongi lunastus, tahaks Tammsaare meile öelda. See aga ei tähenda, et me peaksime kannatusi otsima. Seda ei otsitud ka Vargamäe ja seda ei otsitud Vargamäe Andres. Tema otsis tasakaalu enda ja looduse, enda ja Jumala vahel. Meie lihtsalt peame olema valmis selleks, et oma tõe ees seista, sealhulgas ka kannatuste hinnaga. Tammsaare piibellikkus, tõe ja õiguse piibellikkus seisnebki siis tõe otsimise üleskutses. Tõe otsimise üleskutses. Tõde on seesama, mis on usk, millel puudub vaste igapäevaelus, mida pole võimalik nimetadagi, sest siis oleks see usk meie kogemuses olemas. See, mis on väljaspool kogemust, see on Jumala juures. Ja nüüd ma tulen ühe koha juurde tões ja õiguses. See on see koht, kus kirjanik tõdeb koos Andrese ja Mariga, et Vargamäe kõik nurgad on tööd, vaeva, muret ja kurbust täis, kuid Vargamäe noored on taas oma unistuste pärast ja neid ei huvita see Vargamäe. Andres ja Indrek murravad küll koos töös teha, Andres ehitab Jõesaarde endal uued eluhoonded, karjalaudad, Indrek laob lausa ahju ja ehitab korstnagi ja eluhoone saab pliidi, mille särtsuval raual saab küpsetada kartuleid. Elu näib siis ühelt poolt nagu edenevat, kuid Andres ei tunne sellest rõõmu ja sellest ei tunne rõõmu ka Indrek. Krõõda surm on jätnud kogu elule sünguse pitseri ja Mariski polnud Andres leidnud lohutust, sest Jussi surm omakorda vaevab tema hinge. Niisiis surmavarjud sunnivad Andrest üha enam pühakirja lugemisele. Andres näib lootvat, et kuna ta siin ilmas õigust ei saa ja saanud, siis peab see antama vähemalt talle tulevases elus. Seal peab Andres õigus särama kui päike. Selle surmateadmise kõrval ajendab Andres taga piibli juurde ka kahtlus oma õiguse mõistmises ja põhjendatud kahtlus. Nagu ta ütleb, ja õigusest õiget arusaamist läks ta nüüd Jumalalt nõudma. Siin me näeme nüüd aga ühte teist motiivi, nimelt Tammsaare miniatuurist, mis kannab pealkirja Tõde, selle motiivi kordust.
nimelt selles miniatuuris tõde, see on allegooriline miniatuur, astub tõde Jumala palge ette ja tahab teada, mis temast saab, kas tõel on õigust või mitte. Kas tõesti on see õige, et maailmas valitsevad mitte valgustatud inimesed, vaid pimedad? Aga milleks siis see pühakiri ja milleks vaimuvalgus? Ja edasi jutustab Tammsaare, kuidas Andres räägib õhtuti oma Jumalaga ja kuidas Jumal on talle ainsaks seltsiliseks tema üksindusest, tema meeletus üksindusest, sest oma laste keskel tunneb ta end üha võõramalt. Need on noored inimesed, keda tema ei mõistnud ja kes ei saanudki teda mõista. See on nii mõistetav, see on tüüpiline põlvkondade vaheline erisus. Aga samal ajal Andres ei mõista Jumalatki. Talle tundub, et Jumal oli tõe otsingutes ta maha jätnud. Ta on täiesti üksi. Ja nõnda kuulebki Mari Andres piibli kohal aeg-ajalt tasakesi nutmas. See ei ole niisugune valunutk. Selle nutu nimi on itk. See on eksistentsiaalne nutt, ma olen sellest kirjutanud, ja ei ole Eesti kirjanduses teist niisugust teost, kus nii palju nutetakse. Vaadake, võtke ette lehekülje, iga 10. lehekülje. Nüüd me näeme selles stseenis Andrest kogu tema inimlikus nõrkuses. Sest Andres tahab, et tema pingutused, tema õigus oleks saanud tasutud just nimelt siin ilmas. Aga nagu ma ütlesin, see on võimatu. Sest, nagu juba Tammsaar ühes oma esimestest kirjanduslikest tegudest osutas, tõde on Jumala juures, transcendentsuses ja sinna pääseb ainult põrmuks saades. Mina ei tea, kas peame sellest tõe otsimisest ka endile midagi õpetlikku järeldama. Üht juba ütlesin, jah, tuleb taotleda tõde, seista selle eest, kas või kannatuse hinnaga, lootmata, et see võidule pääseb. Kuid siiski teadmises, et oleme endast olenevalt kõik teinud oma eluga, et see tõde võidaks ja vale vajuks. See nähtavasti võiks olla üks järeldus. Teine, aga ehk veelgi olulisem ja igapäevaselt tajutavam järeldus võiks seisneda selles, et meie teadmine, et meie tänaseid tegemisi mõõdetakse kunagi tulevikus. Iga meie tänane samm kajab vastu aastate pärast, nagu ka iga meie tänane sõna, meie küsimus ja meie vastus leiab vastuse alles aastate pärast. Ehk Tammsaare vaimus öeldes, need kraavid, mida me täna põldude vahele kaevame, liigvee ärajuhtimiseks mõjutavad järgmise põlve põlluharijaid, kui neid siis veel üldse leidub. Tänan teid tähelepanu eest. Aitäh, emeriitprofessor Rein Veidemann. Ma hoian siin nüüd käes ka teist mikrofoni. See tähendab, et ma küsin esimest korda tänase päeva jooksul, kas kellelgi on küsimusi? Absoluutselt. Tema on hobuse kasvataja. Tere, minu nimi on Heldur ja Tartumaalt. Ma nuhkisin küll välja tänase ülekande koodi proua Eva käest, aga pidasime siin veel Tõnuga kaasvõitlejaga vajalikuks ikka kohale tulla. Ja olen Võnnust kasvanud isa poolt ja nüüd 35 aastat haaslavalt. Tahaks küsida natuke intrigeerivat asja. Nimelt 2 suurt meest. See esimene mees, kes küll oli Tammsaarega võrreldes omajagu elumees, kes oli esimene matus metsakalmistule, eks ju, ja teine siis nüüd Tammsaare. Et mõlematel olid niisugused prohvetlikud ettenägemused ja samal ajal ka nende surmaaastad olid, kus hakkas Eestis väga palju muutuma.
noh, võtame siis 34 seal ja nii edasi, enne seda juba see Vapside asi ja järgnev asi, või siis mis hakkas just 40. Tammsaare surma ajal. Või võtame siis Tammsaare see Põrgupõhja vanapagan, noh, 10 aastat varem, 5. veebruaril 1930, mu isa poolsed vanemad umbes sama asja elasid läbi, aga noh, see ei puutu siia. Tähendab, on arvatud, et nende mõlema suurmehe surm, et kas oligi nii väga juhuslik või on ka mingisuguste ettenägemustega seotud. Mis sa arvad sellest? Minul on raske arvata, siin on üks kõige suurem asjatundja Maarja, kes võib täiendada mind oma vastuste voorus, aga see kõlab julmalt võib-olla. Aga Tammsaar oskas õigel hetkel ära surra. Ja seejuures prantslastel ütleme belle mort, ilus surm. Kirjutuslaua taga, ma ei tea, mis tal parasjagu seal pooleli oli, tõlge vist oli, selle korrektuur. Ja kui üldse teada seda, et see on nii paratamatus, siis võiks ju ka endale soovida niisugust lahkumist. Aga mis puudutab Konstantin Pätsi, kõigepealt nende sarnasus seisneb selles, et mõlemad olid talupidajad. Tähendab, mitte Tammsaare, aga Tammsaare vanemad, kelle põhjal siis see esimene köide on sündinud. Teine köide on juba Tammsaare enda koolielu. Aga nende kogu eluhoiak oli tegelikult talupoeglik. Ja see mõnikord väga palju ärritab meid. Aga kui me nende tegusid vaatame, nad kaalusid ja muidugi ja seejuures teine asi. Tammsaar õppis juurat Tartu Ülikoolis, Päts samuti, oli ju advokaat lausa. Nii et teatavad paralleelid on ja Päts, kui me läheme kujundlikuks, Päts pidas kogu oma Eestit ühe suure taluna. Ta vist kuskil on isegi vihjanud sellele mingisuguses kirjutises. Ja tema seda autoritarismi võib tõlgendada ka niimoodi, nagu üks peremees peab hoolitsema oma pere eest, et pere oleks kaitstud. Mõeldem selle, kui noorelt kaotas Päts oma naise ja ta ju kasvatas üles, pidi ise üles kasvatama lapsed, 2 poega. Nii et need sarnasused on mõlemal olemas, aga teed on olnud erinevad. Tammsaarest sai eksistentsiaalne filosoof, sest mina olen kogu aeg Tammsaare loomingut käsitlenud eksistentsialismi ehk olemas oluloo võtmes. Ja hiljem laiendanud seda mõistet kogu Eesti eluhoiakule, sest et meie kõige põhilisem arhetüüp on olemasolu. Olla olemas. 1 miljon rahvast. Kuidas see võimalik on? See on ise ime. Nii et selles on kogu selle eksistentsialismi sisu. Nii et need paralleelid on omal kohal, aga kahjuks Pätsile ei antud võimalust belle mortist, vaid alandav hullumajas Venemaal küüditatud, see oli tema saatus. No, lähme Vilde juurde siis. Vilde kuulub ka Maarja valdustesse. No Vildega on niimoodi asi. Ta on andnud ka mitmed tüvitekstid Eesti kõigepealt Vilde muidugi siis Mäeküla piimamees. Vilde Mäeküla piimamees Toomas Liiv on pidanud seda esimeseks Eesti erootiliseks romaaniks.
nii et kui seda väga nii-öelda rida-realt ja ridade vahelt lugeda, siis tõesti sealt see tuleb välja. Nii et teiselt poolt Vilde enda saatuses tema oli ajakirjanik, esimene muide Eesti kutseline ajakirjanik, nii et kuigi kõik kolm olid ajakirjanduses tegevad ja Eesti kirjandus oli ajakirjandus, algas ajakirjandusena ja suurelt jaolt kuni kõik need joonealused ja kalendrisabad ja mis kõik. Nii et kui sa Vildet silmas pead ja tema elumehelikkust, no ma ei tea, siin ma annaksin küll eraldi, me võiksime Vildest rääkida ja Vildet on paar päris head raamatut tulnud, üks nendest tema armastuskirjade raamat. Nii et kuna ta oli viletsa tervisega ja kogu aeg hädaldas, üks häda ajas teist taga, siis võib-olla see oli väga hüpertroofiline, aga tal oli jälle Linda, kes teda üleval hoidis, see tugeva naise tüüp, keda võib ehk näha siis Vilde näidendites võib-olla. Nii et see jah, ma olen kirjutanud ühe Maarja kogumiku ühe teksti pealkirjaga Igihaldjas Vilde. Kahtlemata Vilde ja Tammsaare, no need on nagu meie ilmasambad. Aitäh! Ma küsin, kas on mõnel õpilasel mõni küsimus emeriitprofessor Rein Veidemannile? Väga hea, ma küsin ise. Rein, ma lugesin ka Tõe ja õiguse 80. aastapäeva konverentsi ettekannete kogumikku ja seal teie ettekanne kõneles ängist ja nutust Tammsaare Tões ja õiguses. Täna sai seda ka mainitud. Nüüd, kui üks 17-aastane inimene loeb Tõtt ja õigust, loeb Tõe ja õiguse esimest osa, siis kust seal seda lohutust ja lootust leida, mis ei ole mitte pärast maise elu lõppu, vaid mis ehk veel 17-aastase perspektiivist on vähemalt 80 aastat minna, mis selle 80 aasta jooksul võiks saabuda? See on küll väga raske küsimus. Minul ei ole võimalik mitte mingil juhul 80 aastat ette näha. Minu ema suri, kui oli 89, nii et ma loeme kokku nüüd. Ehk on 10 aastat, kui geneetilist koodi silmas, ehk annab ema elueani välja. Aga loomulikult tahan ma, et kõik kestaks ja see 80 aasta pärast räägitaks siin väga ilusat, tõenäoliselt muutunud eesti keelt, mis väga paljudes kohtades vajab tõlkimist. Ja ma ei tea, praegu teeb mulle hirmsasti nalja see uus asj, kust üks sõna välja võeti, mis peaaegu iga päev igal pool kuulda võib ja millel on nii palju teisendeid. Teate, mis minu kõige suurem avastus oli? Ma räägin optimismist. Vaata, optimism ongi see. Minu kõige suurem avastus oli 1975 mulle kingitud faksiimile trükk Wiedemanni sõnaraamatust. See oli nii põnev raamat, nagu Toomas Paulgi ütles, et tema kõige põnevamad raamat on etümoloogia sõnaraamatud ja üldse sõnaraamatud. Ja see oli Eesti-saksa sõnaraamat, ehk siis sisuliselt eesti keele kompendium, üles korjatud rahva seast. Ja seal otsisin ma muidugi kõik ropud sõnad üles, tookord oli see väga huvitav muidugi. Ja siis näiteks ma sain kõhude ja naerda, kui mina hakkasin vaatama, mis tähendab sõna verheiraten, abielluma. Ja kujutage ette, Wiedemann on üles kirjutanud rahvasuust niisuguse väljendi. Hans läks Mari perse, Mari läks Hansu perse. Nii et loomulikult, kui te hakkate mõtlema selle peale, täiesti võimalik, mis selle väljendi taust on. Selle väljendi taustaks on see tuflialune, praegu ilusti öeldakse tuflialune. Kes kelle tufli all on? Pulmades isegi ju vist on üks rituaalne osa see, kui mees paneb naise tuflile jala peale või kuidagi niimoodi. Nii et
aga seal on 1,5 veergu niisugust roppust, sellepärast ma ei saa aru, miks see õssist välja kraabiti. Pandagu sinna kõik, mis meie keeles on. Mina olen Vene sõjaväe läbi käinud aastatel 65–68. Ma tunnistan teile, põhimõtteliselt oleks võinud ma läbi käia kogu selle sõjaväe ainult 7 sõnaga, millest see vene keeles hui oleks olnud siis 1, sest sellest oli tuletatud fantastiliselt palju muid sõnu. Hujovina, hujovševa, nahhui, nii edasi, nii edasi. Ma räägin praegu vene keeles, kes õpivad vene keelt, te saate aru. Erakordselt rikas keel, muide. Erakordselt rikas slaavi keel. Nii et nüüd ma tulin tänapäeva. Nüüd, mis puudutab tõe õiguse helgesse, esimese osa helgesse poolde, võib-olla Maarja leiab neid. Ma arvan, et see võiks olla, see optimism võis olla Mari isikus. Teda küll vaevas see patt, ta reetis Jussi. Aga ta tõi tegelikult sellesse uue hingamise ja tema oli see, see tugeva naise tüüp, kes teadis, et ja seda ma olen hiljaaegu kirjutanud, lugesin seda kuskilt välja, et siin on üle pingutatud, on räägitud Eesti patriarhaalsest ühiskonnast 19. sajandil. Aga selgub, et tegelikult need, kes Eestis elu üleval on hoidnud läbi aegade, on naised. Ei saagi teistmoodi olla, kui mehed kõik ära hävitati, tapeti, no kuidas see elu siis kesta sai? Siis naised pidid leidma ikka kusagilt mõne mahajäetud poolaka või randunud rootslase Saaremaal või lõunastki. Vaadake nüüd üksteise nägusid, kui erineva näoga kõik me oleme. Aga keel see veritseb, ma tsiteerisin Runnelit, keel see veritseb ja see on meie identiteedi põhi. Aitäh, emeriitprofessor Rein Veidemann!